Tere tulemast Valguse looja kanalile. Täna küsime kaartidelt, mida uut on oodata armastuses. Panin teile valmis 3 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on täna siis abiks sellised huvitavad esemed. Esimeseks valikuks on selline ilus väike inglike, teiseks valikuks on liblikas ning kolmandaks valikuks teokarp. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub ja siis tee oma valik. Aga alustame siis tänase kaardi ladumisega. Ja siis kõigepealt meil esimeseks valikuks on selline ilus ingel. Et tunnetan sellega, et kuidagi sinu ümber on väga selline soe ingli kaitse. Et sa oled hästi hoitud. Aga vaatame, mida räägivad sulle siis tarokaardid. Tuleb ülemprest rinna. See vihjab sellele, et sa võib-olla soovid enda sisse sügavuti vaadata. Siin on ka selline väga müstiline naisterahvas, kellel on oluline ka selline spirituaalne maailm, spirituaalne maailmavaade. Et ta hoiab ka enda südame kohal sellist justkui võtit, et tal on ka selline tarkus justkui kuulata oma südame häält, oma südame tarkust siin elus. Väga selline sügav, intuitiivne, võib-olla ka hea taju ja tuleb siit praegult läbi ülemprest rinna, siis suure arkaani kaart. Siin on kaart, mis räägib, et siin ümber sinu võib olla ka sellist mingisugust sellist segadust. Et justkui sellist tõmbamist, tirimist, üks tõmbab ühelt poolt, teine tõmbab teiselt poolt. See võib vihjata ka sellisele sisemisele konfliktile, et ka sellisele segadusele, et kus tuleks nagu energeetiliselt andagi sellist hingamisruumi, mitte hoida neid nagu asju selliseid nagu väga pingsaid või pingelisi, et iseenesest viied toovad muutuseid ja sa justkui seisad ka muutuste keskel, aga siin tuleks nagu justkui lubada see köie ots kukkuda ja lubadagi asjadel kulgeda nii-öelda oma soodu. Et siin võib toimuda selline tõmbamine, tirimine sul kellegiga. Pane fookus võib-olla rohkem enda sellistele annetele, enda annete arendamisele. Sa liigud järjest lähemale justkui tippude poole, sul on suured unistused ja ma kuidagi tajun, et kui sa suunad sinna oma tähelepanu, oma energia, oma sellise sisemise tarkuse ja jõu, siis kuidagi see muu maailm ka märkab sinu panust. Et sind imetatakse, sind tunnustatakse, sind väärtustatakse ja ka sinu selliseid unikaalseid andeid. Võib-olla sa teed midagi oma kätega, võib-olla sul on väga eriline kunstianne, et mõtiskle siin kohal, millele sa võiksid rohkem tähelepanu siin pöörata ja mida sa tahaksid endas rohkem arendada just sellise talendikuse koha pealt. Nii, vaatame veel paar kaarti. Et suhte küsimuses sa võid hetkel seista ka selliste valikutega silmitsi ja sa võid tunda seda, et sa oled justkui tõesti kolistanud mingeid vanu ämbreid ja sa oled ka justkui väga palju selliseid eluõppetunde justkui läbinud, et sa nagu kardad võib-olla natukene nagu neid muutuseid või neid valikuid uuesti nagu teha, aga oluline on ikkagi kuulates oma südame häält leida see armastuse karikas, mis on ehe, puhas, siiras. Et sa seisad valikutega silmitsi, et igas karikas justkui pakutakse midagi, aga sinu ülesanne on justkui need terad sealt sekaldest eristada ja leidagi see tõeline armastus ja armastuse karikas, mis on sinu vääriline. Veel ühe kaardi. Ja ma näen ka seda, et tegelikult see sinu armastuse voog on peagi nagu suuremas voolamises ja sinu poole võib siis tõesti liikuda ka karikate kuningas, kui sa oled praegu naiskuulaja, siis see vihjab sellisele tõesti meesterahvale, kes on küps ja
ja valmis ka justkui oma tundeid välja näitama nii sõnade kui tegudega. Kui see naisterahvas võib-olla on natukene rohkem enda sisse vaatav või selline väga nagu arukas ja selline nagu suursugune lugupeetud, siis see meesterahvas kuidagi toobki sulle selle armastuse karika väga puhtal kujul. Et kui ta tuleb sinuni, siis see armastus, see karikas on tegelikult tal juba täidetud, ta on valmis edasi liikuma ja siin võib olla ka väga selline tundeküllane lähenemine ja kuidagi ma tajun ka romantikat. Et mida siis on oodata armastuses, et sa lõpetad justkui sellise nagu vastuseisu või võitluse siin elus ja sa kuidagi lubadki asjad paremusse kulgemisse. Sa kuuled oma intuitsiooni, sa teed selle valiku, võib-olla sa vahepeal paned rohkem fookust enda sellistele nagu hobidele, tööle, millegile, mis sind rohkem nagu paelub justkui sellises loomingulises võtmes, et sa järjest lähed lähemale oma sellistele suurtele unistustele, liigud oma tippude unistuste poole, võib-olla paned oma mündi paremini veerema. Ja sinu ellu tuleb tegelikult see armastus ja armastuse voog ja sa oskad teha selle õige valiku ja kuidagi see on puhas, see on ehe, see on siiras. Vaatame siia siis ka mõne vihje siis. Kõigepealt ma võtan siis romantika-inglitalt. Nii esimene grupp. Mida on oodata armastuses? Rohkem mängulisust, rohkem kergust ja ka sellist nooruslikkust, et sinu hing vajab seda sellist ka sisemist sära, nagu, mida sa tahad nagu välja näidata või et kuidagi sinus on see soov nagu ennast näidatagi sellisest mängulisemast küljest või ollagi selline nagu rõõmus, õnnelik, mänguline ja võtta asju natukene kergemalt, mitte nii nagu keerukalt, et mängi mingis olukorras võib-olla natukene kaasa, võtagi seda kuidagi natukene kergemalt ja luba endal rohkem särada, on siin siis need võtmesõnad. Manifesteeri seda õiget, sulle soovitatakse ka tegeleda siis manifesteerimisega ja siis sellise teadliku elu juhtimisega, et justkui panna kirja oma unistused, oma soovid ja õige pea see jõuab sinuni. Ja võtan sulle siis ka oraakli kaardi siia. Sind ootavad ees sellised põnevad seiklused ja need seiklused on sul koos kellegi väga erilisega ja hoia tõesti seda sära või sädet või oma sellel nagu seikluste teekonnal, et just läbi sellise enesekindluse, et sa ilmselt siis oled siin manifesteerimas enda ellu sellist väga sellist põnevat justkui kogemust ja ka sellist tundeküllast kogemust. Ja siin on siis praegult ka meil esindatud siis tähemärkidest veeelement, milleks on siis vähkskorpion, kalad. Nii, võtame siis ka valguselooja sõnumi sulle. Kristallid terendavad sind ja lausa sellisel maagilisel viisil avades armastuse värava, kanna endaga kaasas mõnda lemmikkristalli, mis siis sinu eeterkehas loobki sellist puhtust, selgust. Oled armastuse magnet just nüüd ja praegu. Ja siin on ka selline hästi positiivne afirmatsioon, et sa võid seda öelda, et olen armastuse magnet just nüüd ja praegu. Ja mis on siis armastuse kristall? Kindlasti roosa kvarts loobki sellist auraväljast, sellist puhtust, selgust, sellist peene vibratsiooniga energiat, et siis tingimusteta armastus sulle siis ligi meelitada. Nii, vaatan veel mõne kaardi. Oi, kui ilus irvelapsak.
armasta kogu meie planeeti, siin on rikkalikult ilu, mida imetleda, luba endale puhkust ja avardada maailmavaadet. Sind ootab maagiliselt imeline reis uuel tasandil. Ehk siis võib-olla sa reisid rohkem, võib-olla see reis toob sulle sellise seikluse või muutuse ja kuidagi tõesti sa liigud edasi ka võib-olla kõrgemale ajajoonele, sa manifesteeridki nagu selliseid positiivseid kogemusi ja sa teed seda nagu kergusega. Siin on selline tõesti hästi selline abras, õrn olevus. Ma tajun ka seda, et sinus endas on kindlasti ka rohkem sellist empaatiavõimet ja sellist tunnetuslikumat poolt, on ju. Et siin on ka vihje, et sinu hingetee ja armastuse tee ühtivad sinu missiooniga. Võta siinkohal see katsumus vastu, sest sinu hing on valmis selleks kogemuseks. Et siin on ka siis selline mediteeriv naisterahvas, kes tõesti vaatab sügavuti enda sisse ja ma alustasin seda ladumist ka ülemprest rinnaga. Kindlasti sa oskad kuulata oma südametarkust, sa saad justkui selliseid allalaadimisi oma kõrgemalt minalt, sa kuulad kuidagi oma seda südametarkust, sa tajud väga intuitiivselt ka sellist, kuidas ma ütlen, just seda, et mis on seotud ka sinu missiooniga, et sul on suurem missioon võib-olla justkui valgustada ka teisi või luuagi seda valgust ja tegelikult sulle ei saadeta miskit sellist, milleks sa nagu valmis ei oleks või sa hakkama ei saaks. Et sulle öeldakse, et tegelikult sinu hing on nüüd juba valmis selleks kogemuseks, kuhu sind siis nagu juhatati. Ja võtame siia siis ka inglite soovituse esimesele grupile, et vaatame, mis siit tuleb. Ja tulemus on soodne juhus ja väga selline külluslik soodne juhus, et ava enda siis süda ja meeled selleks, et elu saaks sulle kinkida selle südamliku võimaluse ja tõesti ma näen, et siin selle naisterahval on aktiveeritud südamekeskus, ta kroonsakra on avatud ja ta on avatud küllusliks ja külluse vooks justkui erinevatel tasanditel siin elus. Et positiivne ladumine, et täitsa reaalselt on siin siis armastuse voog rohkem aktiveerumas, siin on tulemas mingit laadi siis valik ja sa teed selle valiku väga teadlikult, sa justkui ei võitle elule vastu, sa võib-olla nagu pühendud rohkem ka oma karjäärile või karjääri edendamisele, sa küsid ka endalt, et mida need inimesed sulle siin elus peegeldavad, mis on sinu hingetee ja armastuse tee nii-öelda ühine missioon, sa hakkad nagu küsima endalt selliseid väga sügavamõttelisi siis nagu küsimusi ja hakkad neile justkui vastuseid otsima. Ja ma näen seda, et tegelikult sulle juhatatakse teed ja sind toetatakse ja sa leiadki üsna pea sellist nagu tahaks öeldagi, et enda sellise nagu tee või mis on täis siis selliseid seikluseid ja võimalusi sulle. Et väga ilus ladumine tuli tegelikult esimesele grupile, et ma tõesti soovin sulle armastus, edu ning õnne. Aitäh siis esimesele grupile, sina, kes sa valisid selle ilusa, armsa inglikese. Nii, aga liigume edasi järgmise valiku juurde ja teiseks valikuks täna on siis meie selline liblikas. Liblikad tähistavad transformatsiooni, muutust, sellist avardumist. Mida on oodata armastuse koha pealt? Siin võib tulla selline teadaanne, sõnum, võib-olla ka selline nagu sütikas uus algus sulle, et astutakse justkui see samm sinna teadmatusse, tundmatusse. Midagi on teinud ka sellist võib-olla hingele haiget, et sa oled siin kogenud ka sellist üksindustunnet või eraldatust. Võib-olla siin on olnud ka
selliseid nagu piiravaid uskumusi või hirme justkui seoses selle üksindusega või eraldatusega, et siin on justkui see üksik lilleke ja see raaguspuu. Siin on midagi olnud väga sellist võib-olla sulle jah, hingeliselt haiget tegevat. Ja isegi kui siin on selline eraldatus või siis sa kuidagi saavutad selle nagu ikkagi lõpuks enda sees ka selle sisemise rahu, rõõmu ja sinu ümber on siis selline loomises justkui selline külluslik aed. Müntide 9 on ka sellise küllusliku vallalise tasand. Kui sa oled kuskilt vanast tsüklist välja tulnud, midagi ära lõpetanud ja võib-olla sa oled mõnda aega olnud ka üksi või üksindust kogenud või tundnud, siis sa saavutad nüüd ka sellise potentsiaali küllusliku vallalisena tõmmata ka endale häid kogemusi ligi just läbi sellise positiivse energia, kus sa usud iseendasse. Ja kui sa oled praegult suhtes, siis selles suhtetasandis kindlasti on võimalik luua sellist nagu suuremat sorti iseseisvust teil nagu mõlemal, et sa nagu annad sellele teisele inimesele ka sellist hingamisruumi, tegeledagi oma asjadega, oma tegemistega ja te nagu ei piira teineteist, et siin, seal on selline nagu vaba liikumine, just selline tegeleda enda asjadega ja enese teostusega. Et see on selline hästi positiivne kaart. Tuleb vihjana ka müntide kuningas ehk siis maaelemendi meesterahvas, sõnneitsi kaljukits, mees, kellel on oluline tema töö, tema karjäär, tema kodu, tema mündid. Väga oluline on ka selline tugevamat sorti vundament, ta on hästi selline teotahteline, julge, suuremeelne, lahke kindlasti ka selline väga hea pereinimene, et siin on tulemas siis selline võib-olla ka tugevamat sorti vundament, et väga palju on sellist nagu maaelemendi kaarte sul siin, et kui oluline on sulle usaldus, kui oluline on sulle selline tugev vundament ja sellised tugevad alustalad tegelikult siin armastuse koha pealt, on ju. Nii, võtame veel ühe kaardi sulle siia. Nii, siin tuleb teine meesterahvas veel ja milleks on siis müntide rüütel. Siin võib olla siis selline küpsema energiaga meesterahvas ja ka selline justkui natukene nagu toorem või mitte nii küps energia, et rüütli staatuses siis meesterahvas, aga maaelemendi rüütel võib ka siin justkui vihjata sellele, et ta liigub sinu suunas tasa, targu ja läbimõeldud. Et siin võib-olla ei toimu midagi niimoodi üleöö pauhti, et siin võib olla see muutus, et ta võtab sinuga ühendust, kui sa mõtled siin kellelegi, et ta nagu saadab sulle sõnumi või soovib sinuga nagu kontakti luua, aga siin on see ettevaatlikkus sõltuvalt sellest, et siin on ikkagi olnud sellist nagu eraldatust või sellist hästi külma energiat. Kui siin on saavutatud selline külluslikum vallalise tasand ja justkui võetud tagasi oma jõud ja jõuvaru ja tervenetud piisavalt, siis siin on tulemus midagi väga sellist nagu paikapanevat ja suursugust, et siis nii müntide siis kuningas kui müntide rüütel räägib sellisele nagu turvalisele edasiliikumisele, turvatundele ja tugevamat sorti vundamendile. Et head kaardid tegelikult, et sa tuled välja mingisugusest olukorrast, mis sind tegelikult justkui enam ei teeni. Sa vabaned võib-olla ka mingit laadi siis sellistest piiravatest uskumustest ja tõekspidamistest siinkohal. Nii, võtame sulle siis vihjena ka romantikainglitelt siia siis kaardi. Okei, aga sulle tahab 2 kaarti tulla, vaatame siis, mis need 2 kaarti on. Ära kontrolli seda olukorda, lase see vabaks, lase nagu tõesti elul juhtida, universumil sind juhatada. Keegi võib olla väga kontrolliv, tahtes nagu kontrollida igat sammu ja see võib olla kohati väga toksiline, kui üritatakse kontrollida ja selliseid nagu tõesti olukordi kontrollida nii, et siin on midagi seoses nagu usaldusega
aga ole siis avatud meelega, et sinu hingesugulane võib olla pisut teistsugune, kui sa seda oled ette kujutanud. Et lase nagu vabaks, et see mõte ka, et kes ta on või milline ta on või et lihtsalt usalda, et elu toob sulle selle õige inimese või õige siis selle kogemuse just läbi selle, et sa ei kontrolli igat aspekti, igat järgmist sammu. Et siin on olla lihtsalt oluline, olla vaba ja avatud meelega. Ja siin on siis vihjena tulnud ka, et ikkagi tõesti sa oled siin võib-olla oma hingesugulast manifesteerimas ja teda siis leidmas, et siin on ka selline oluline ka selline taipamine, et alati ei ole justkui ka sõnu vaja, et kommunikatsioon või suhtlus toimub ilma sõnadeta ja sa tajud või tunned ära, kellega sul on selline hea kodune tunne ja kes on sinu romantiline partner just selles mõttes, et kes pakubki sulle seda turvatunnet. Ja hingesugulane ja hingesugulase kaart on sul siin tulnud vihjena. Nii, võtame siis mõne, kas või ühe oraklikaardi sulle, vaatame, mis siit tahetakse öelda. Siin on öeldud ka seda, et mingisugune uks on juba sulgunud, et uued uksed saaksid avaneda. Kõik nii-öelda suhted või suhtedünaamikad ei pea edasi arenema, et vahest tuleb ka mõni uks sulgeda, et uus võimalus oma ellu lubada ja teha siis ka sellist energiapuhastust või energeetilist puhastustööd. Et siin on siis taaskord kõige olulisem ikkagi see elu usaldamine ja elu võimaluste usaldamine ja luuagi selge piir, et mis sind siis parasjagu teenib, mis sind ei teeni, et kõik näiteks suhtetasandid, mis on muutunud toksiliseks või on sulle nagu kurnavad, tegelikult tuleks nagu sulgeda, et avada uks uuele võimalusele ja uuele elule siis siinkohal. Et ära karda mingit ust sulgeda selleks, et uued uksed saaksid sulle siis avaneda. Ja aktsepteeri seda. Kui sa pead mingi vana tsükli ära lõpetama, siis see on praegult vajalik. Armasta oma elu ja oma kodu külluslikkust, loo puhtust ja selgust ümber enda, sest see aktiveerib sinu elus ka armastuse voogu. Sul on võib-olla vaja natukene aega endale, mine loodusesse, vajad rahu, kogemaks meeleseisundist, mis hoiab sinu südant, sest sinu hingehaav saab ka siinkohal tervendust. Luba tunda kõiki emotsioone, imedant naasemas kohe, kui sa oled tervenenud. Ja selline andestav tagasivaade on ka oluline, et siin vaadata mineviku sündmustele, et armastus, mis kuulub sulle, jõuab sinuni kõige õigemal ajal, puhastama energiaväli ja vabasta energiaid. Et siin teise gruppi ladumises on nagu tunda seda, et võib-olla sa oled kuidagi kuskilt nagu klammerdunult kinni hoidnud ja kartnud seda nagu vabastada, aga nüüd universum ütleb, et kui sa vabastad, siis saab ainult tulla parem ja veel parem su ellu. Ja kui su hing vajab veel aega tervenemiseks või tervenduseks, siis luba ka sellel kogemusel oma ellu tulla, et sa leiadki selle aja endale, enda kodule ja enda sellisele ka hingekodu nagu ülesehitamisele. Ja ma võtan sulle siis siia ka ingritelt ühe vihje, vaatame siis, mida lähituleviku osas sulle siis öeldakse. Sulle öeldakse ka tegutse, ehk siis tee järgnevaid samme, et mida sul siis vaja teha on, et vabasta see kontrollimine, kontrollivajadus, tegele rohkem iseendaga, iseenda selliste väärtustega, ole andestav ja siis selline helde ja
just ütle ka, et ma olen tänulik kõigi mineviku kogemuste eest ja su ellu on tulemas tõesti see hingesugulase tasand või hingesugulus, mis pakub sulle seda turvatunnet, rõõmu, heaolu, et usu sellesse ja siin on vaja teha võib-olla mingid nagu sammud selleks ka, et astuda sinna uuele rajale ja minna rohkem sellisesse tõesti tegutsemise energiasse. Mingi hetk sa võib-olla tunned, et sa vajad rohkem seda tegutsemist ja sinna siis suunama energia. Aga kõigepealt siis tervene ja luba endal siis olla ja loogi just sellist puhtust ümber enda ja enda aura väljas, et siin on see transformatsioon ka praegult vajalik. Nii, aga selline tuli siis teise grupi ladumine, sina, kes sa valisid selle hõbedase liblika, et tegelikult sinu ellu on tulemas siis turvatunne ja hingesugulane. Loodame, et kõik läheb nii. Kaardid näitasid, aitäh siis teisele grupile. Nii, aga liigume edasi kolmanda valiku juurde ja kolmandaks valikuks on selline ilus teokarp ja ma kasutan siin täna siis ka selliseid merineitsi kaarte, et kuidagi tajun siis sellist veeelemendi. Et siin on tulemas siis kõigepealt siis meil maagikaart, mis ütleb, et sa oled taas loomas, sul on laual kõik tööriistad, siin on siis münt, peeker, sau kõik olemas, et nii-öelda sul on võimalus taas luua ja midagi siis selliselt oskuslikult rakendada. Sul tuleb ka müntide 6, mis vihjab sellele, et sa teed seda tasakaalukalt või sa lood sellise parema tasakaalu ja harmoonia. Et selline kergusega andmine, kergusega võtmine on oluline, et tasakaalustada ja harmoniseerida midagi siin. Nii, aga sa oled oma nagu rajal uuesti loomas, uuesti alustamas, et väga selline positiivne energia sul, et sul on ka sellist nagu teotahet ja motivatsiooni selleks. Sulle tuleb ka õigluse kaart, et sa oled võib-olla siin pikalt kaalutlenud süda versus mõistus, kuidas õige, kuidas edasi. Aga kui sina panustad õiglaselt, siis sinu kasuks tulevad ka õiglased lahendused. Tuleb ka karikate rüütel, ehk siis see võib tähistada täiesti uut sellist armastust või uut armumist, aga samas ka sellist romantilist ettepanekut, et siin ma näen siis sellist nagu tõesti rüütli staatuses meesterahvast, kes võib-olla on nagu tulemas sinu suunas, aga ta veel kuidagi natukene nagu kas kõhkleb või kahkleb, aga samas sa võiksid nagu teada, et tema kavatsus on siiras, see on puhas, see on ehe ja tema tunded on ka tegelikult tõelised. Et siit nagu veepeegeldusest nagu justkui tulevad need vihjed, et siin on selline tõesti siiras kavatsus, heatahtlikud soovid sinu suunas, et ta võib-olla mõtleb neid läbi ja siis ta liigub sinu poole nii-öelda selle armastuse karikaga. Ilus. Ja siin on siis praegu esindatud meil siis veeelement, milleks on siis väks, skorpion, kaalad. Ja tuleb ka mõõdukuse kaart. Siin on hästi palju tasakaalustamise energiat praegu, nii ma märkan. Kõigepealt nii müntide 6 kui siis õigluse kaart ja nüüd kohe siis tuleb mõõdukus. Ühes peekris tuli, teises vesi nii-öelda, et siin on jah, see tasakaalustamine, balansseerimine oluline, et asjad oleks nagu sellises paremas hoos või ka sellised justkui yin ja yang energiat sinu enda sees. Ja ka tervenduse kaardid ka siin ikkagi, mis vihjavad sellisele nagu õiglasele lahendusele ja tervendusele siin sinu kasuks. Nii, võtame siia siis romantika inglitelt sellise vihje. Vaatame.
nii, palun, sõnumid. Vau, siin võib täitsa uus armastus kellelegi tulla, täiesti uue inimese näol. Ja see ongi siin selline hästi positiivne voog, et sa oled avatud uuele armastusele või uuele võimalusele justkui armastuses, et sa lasid lahti kõigest vanast, et luua veel siiramat ja puhtamat armastust. Ja siin on see rüütel, kes on siis sellele ühele põlvele laskunud ja justkui tulebki selline nagu tõeline ettepanek ja võta see vastu. Et siin kindlasti tuleb armastuse uus algus. Nii, ja võtame siit siis mõne haigekaardi. Oluline on ka selline asjade loomulik kulg, et luba sellel olukorral kujuneda omasoodu, ära nii-öelda suru, usalda elu, usalda võimalusi. Nii, veel mõne vihje sulle siia. Vau. Nii, 3. grupp siin on ka kaksikleegi sõnumikaart sulle, et siin võib olla ikkagi tegemist sellega, et sinu elus on ka sinu kaksikleeg, kellega siis sul on ka selline väga sügav side keha, hinge, meele tasandil ja seal on ka väga sügavad sellised tunded ja väga sellised sügavad romantilised tunded. Siin võib olla nüüd mitu varianti selles suhtes, et kaksikleegi teekond ongi selline väga pikk, mis kestabki ikkagi ka siis aastaid, kus siis tervenetaksegi ja trigerdataksegi ja toimubki sellist tõukumist, tõmbumist, põrkamist, aga siis taaskord naasetakse kokku. Et su kaksikleek on võib-olla siin ikkagi tulemas sinuni taaskord, pakkumas sulle siis seda armastuse karikat ja palju ilusamal ja puhtamal kujul. Samas siin võib olla ikkagi vihje, et võib-olla siin tuleb su ellu ka keegi uus või keegi veel ja siin on selles mõttes nagu muutused, et sa oled ka nagu vabastamas seda energiat, et sa ei pea teadma, kes see inimene on, kas ta on sinu kaksikleek või ta on hoopis keegi uus, et sa lasedki kõik vabaks, et sa oled valmis vastu võtta maks armastust, kus on tõelised tunded, mis on vabas voolamises ja siin on need tunded, mis on nagu väärt nagu taaselustamist või taasloomist. Et vaatame siia siis ka oraklikaardi 3. grupile. Siin toimub ka selline südamevalust tervenemine. Südamevalu on üks osa inimlikust kogemusest ja see möödub. Ma näen siin tõesti sellist suuremat sorti tervendust või tervendust ümber südame ja luba sellel kogemusel nii-öelda olla, luba tunda kõiki emotsioone enda sees ja küsi ka seda, et mida see sulle peegeldas või millist valukohta see sinust tervendas. Et siin on ümber selle tasandi praegu väga palju tervendust. Et sa oled nagu valmis lubamaks oma ellu sellist uut armastust, kui sa oled tervenenud. Ja ma tajun seda, et sa lepid vaid sellise kogemusega, mis paneb sinu hinge helisema, mis loobki sul sellise nagu väga tugeva füüsilise atraktiivse tunde ja mis nagu kannab sind hinge tasandil, et sa oled nagu valmis väga sügavaks kogemuseks, mis on tõeline, mis on puhas, mis on siiras, mis on ehe. Ja võtame siis minu enda kaardidest ka siia mõne vihje sulle, 3. grupp. Sinu sihikindlus viib sind suuremale pühendumisele armastuses, peagi on oodata taasühinemist ja romantikat. Siin on ikkagi päris oluline vihje ka taasühinemisele, et võib-olla keegi naaseb tõesti sinu ellu, kas siis sinu kaksikhinge näol,
aga ta saab tulla sinu ellu tagasi siis, kui sa oled nagu õide puhkenud ja justkui selline puhas lootuse õis, su süda on avatud armastusele ja sellisele puhtale armastusele. Ja sa oled teinud ka läbi sellise süvatasandil transformatsiooni. Ja ma tajun ka seda vabanemise energiat, sinu unistused täituvad peaga, inglite soov on, et laseksid lahti kergusega, tõeline armastus loolab vabalt ja tingimusteta, usalda. Kui keegi esitab sulle siin piiravaid tingimusi või üritab kuidagi sind kuhugile raami panna, siis vabasta neid energiaid. Sa peaksid saama olla justkui vaba ja vabas liikumises ja lase lahti see, mis sind ei teeni. Lase lahti kõik see vana valu, need kogemused, mis on olnud sulle õpetlikud, et ole tänulik kõige selle eest, et elu on juhatanud sind tänasesse päeva. Sa oled ka suutnud nagu tervendada endas väga palju selliseid sügavaid valukohti ja sa lähtud ikkagi tõelisest armastusest ja ka siis tahaks öelda siinkohal, et sellisest tingimusteta armastusest ja tingimusteta armastuse voost. Ja ma võtaksin sulle siia ka siis ikkagi vihje inglitelt, mida tahavad sulle inglid öelda selles võib-olla keerukas olukorras. Ja huvitav on see, et see olukord on tõesti sinu enda kätes. Selle olukorra lõppsuunda saad sina ise justkui muuta või anda sellele uue suuna. Siin võib olla väga selline tõesti kaalutlusel see, et kas jätkata siis oma kaksikhinge teekonnal või siis lubada oma ellu võib-olla hingesugulane, et kaksikleek on siin kindlasti sind mõjutamas, siin see kaksikleegi dünaamika tuli väga jõuliselt ülesse, et siin on see hingeline lõimumine sul kellegiga, isegi kui sa ei ole temaga koos füüsilises reaalsuses, sa tunned ja tajud seda hingetasandil, aga sa oled justkui ka väsinud nendest triggeritest, sellest nagu energiast, et siin on võib-olla külm, soe, eraldatus, siis jälle nagu taasühinemine, et sa tahaksid kogeda midagi harmoonilisemat või midagi ühtsemat või midagi turvalisemat siinkohal. Ja sa lähed tegelikult järjest lähemale unistustele ja sa vabastad ka neid kogemusi, mis on sulle tõesti haiget teinud. Ja sa vabastad justkui ka seda oma kaksikhinge või tema teekonda. Sa saad alati öelda, et ma lasen su vabaks, ma luban sul minna, aga meie vahele jääb armastuse sild või armastuse tee alati avatuks. Aga sa lihtsalt lähtud ka sellest, mis on sinu soovid ja vajadused ja sa austad oma soove ning vajadusi. Sa ei tee järeleandmisi, vaid sa austad oma soove ja vajadusi. Ja see olukord on praegu sinu kätes. Jääda endale kindlaks, enda soovidele kindlaks, enda väärtustele kindlaks ja sellele, millist kogemust sa soovid. Sa saad olla vaba, sa saad edasi liikuda, sa saad olla vaba oma valikutes. Selline tuli siis 3. grupi ladumine. Et natuke nagu tõesti siit tuli kõige rohkem sellist nagu hingevalu üles, just seda südamevalu ja nagu seda kurbust, et võib-olla sa nagu oled olnud väga püüdlik ja oled väga tahtnud ja sa oled endast andnud maksimumi, aga sa kuidagi nagu oled jõudnud ka sellisesse kohta, et sa mõtled, et oli, mis oli, ma lasen selle vabaks, ma lasen sellel minna ja ma usaldangi elu ja elu valikuid ja elu võimalusi, et armastus leiab tee minuni kõige puhtamal kujul ja see tõeline armastus voolabki vabalt, usalda. Et sellised siis on need võtmesõnad sulle siin praegu, 3. grupp, et luba kõik voolamisse.
selline jah, südamlik ladumine. Nii et ole siis tugev sellel teekonnal. Nii, mina tänan kõiki, kes on siis tulnud minu kaardivideosid kuulama, vaatama siin YouTube'is ning kohtume teiega siis juba uutes videodes. Aitäh!